Meie Ghana teine osa kajastab seiklusi Ghana pealinnas Accras. Esimestel päevadel võõrustas meid härra eksabikaasa, kes siis viis meid kohe peole. Hiljem aga seiklesime juba oma pead. Meeleolukas õhtu selja taga ootas meid järgmisel päeval uhke araabia lõunasöök. Majutuse organiseeris härra eksabikaasa meile Oosu linnajakku hotelli nimega Sonnis Inn. Enamuse ajast me muidugi hoidsime Sonnis Innis ainult oma kohvrid, sest me seiklesime ringi mitte ainult Accras, vaid ka mujal Ghanas. Seega oli meil oluline, et majutus oleks võimalikult soodne. Hoolimata soodsast hinnast olid toad tegelikult väga mugavad ja majutusasutus ka väga mõnus asukoha peal. Majutusasutuse 4. korrusel oli kõigile avatud avar elutuba piljardilauaga ning mõnus suur terrass. Üks mõnusamaid kohti Accras on Legoni botaanikaaed, kus saab siis nautida rohelust ja tutvuda erinevate taimeliikidega. Botaanikaaed asub siis linna servas. Teades, et lastega botaanikaaeda minnes oleksime nagu oih ja aih matkal, saatsin matkaradadele hoopis ema ja venna ning ise jäin botaanikaaia servale lastega mänguväljakule. Nii et siin siis on kaadrid ühest vahvast Aafrika mänguväljakust. Ma ei lähe, okei, ma saan. Ma olen niimoodi, hoia kinni, 3, 2, ma niimoodi. Hakkab valmistama, kui siin nii kaob. Appi, see rullib, emme. See rullib, ja see on mõte. Väga tubli, Mari. Vau! Aga see oli kõige valusam. Vau! Väga tubli! Bravo! Külasteik Legoni botaanikaaeda pakkus meile ka üllatavamaid ning vähem üllatavamaid kohtumisi. See, et me tutvusime seal ühe vahva ahvipärdikuga, ei olnud väga üllatav. Selle tarbeks sai ka banaanid kaasa sebitud. See aga, et ühel hetkel kuulsime seal ka eesti keelt, võt see üllatas juba küll. Nimelt, kui lapsed parasjagu vahva ahvipoisi toitmisega ametis olid, lähenes meile üks tore proua, kes sulaselges eesti keeles uuris, kas ka meie räägime eesti keelt. See kohtumine oli päris üllatav. Selgus, et eestlanna oli Accras ühe rahvusvahelise konverentsi raames, mille muljeid ta meile siis lahkelt jagas. Ja selleks ajaks olid ka ema ja vend juba džunglist välja saanud. Ülemaailmne. See toimub igal aastal eri kohtades just juulis. Thank you, sa paned. Juba saab üksteise kasvasi banaani koorad.
Peale pikka päeva botaanikaaias käisime söömas sealsamas kõrval Taiba baaris. Mina oma vanast ajast mäletasin, et tegemist on väga armsa ja mõnusa söögikohaga, aga maitseelamust seekord see koht meil ei pakkunud. Armas oli ta muidugi endiselt. Nii et sealt ostetud kohalikud toidud jäid meil pigem üle, aga kuna me ei tahtnud teenindavat personali solvata, siis me haarasime need toidud takeaway'na kaasa ja väga hästi, et seda tegime, sest et liiklusummikus kohtasime lapsi, kes küsisid süüa ja nemad olid siis meie kaasa võetud söökide üle väga õnnelikud. Järgmisel päeval olid lapsed taas isapere hoida ning meie suundusime ema ja vennaga Akra kesklinna vaatamisväärsustega tutvuma. Iseseisvusväljak. Iseseisvusväljaku ja jalgpalliplatsi vahele jääv Black Star Gate ehk Musta Tähe värav. Black Star on siis Ghana iseseisvuse sümbol ning must täht on ka Ghana lipu keskel. Ghana jalgpallimeeskond kannab nime Black Stars. Olles juba kesklinnas, tundus igati hea mõte minna pika päeva järel jahutavat õlut jooma Rising Phoenix kuurortisse. Kuigi antud rannaresort asub kesklinnas, on tee sinna täpselt nii auklik, et taksojuht mõned sajad meetrid ennem sihtpunkti tahtis ümber keerata, öeldes, et ei, sinna te küll minna ei taha, aadressiga on midagi valesti. Aga just nimelt sinna me tahtsime ja aadress oli täiesti õige. Rising Phoenixi resordi sissepääsul müüdi 3 sediseid pileteid, mida sai siis lunastada paari krediidi vastu. Seda siis tegid kohalikud selle kaitseks, et inimesed ei läheks lihtsalt sinna niisama uudistama ja ringi seiklema või resordi tagavärava kaudu mere äärde kanepit tõmbama, mille arome oli omajagu tunda. Rannaala, kuhu resordist pääseb tegelikult, on väga vahva ja kivine, et seiklesime isegi seal ning kellele koht rohkem huvi pakub, siis minu arvutuste järgi on sealsed majutuse hinnad algavad umbes 12 eurost öö. WC muidugi iga toa juurde ei kuulu, vaid selle leiab siis hoovi pealt. Rising Phoenixist üle vee Jamestoni poole vaadata leiab kaljusel pinnal Osekani rannas resordi, kuhu ühel teisel päeval ema ja vennaga seiklema läksime. Atlandi ookean mühisedes ja kohisedes lööb oma lainete jõuga vastu kõrget rannaäärt, millel Osekani resort asub. Seal on nii niiske, et 26-kraadine õhtu tundub täitsa jahe. Osekanis pakutavat kohalikku toitu võib pidada maitseelamuseks heas mõttes. Umbes nädal peale kohalike ja vähem kohalike paikade külastusi tundsime, et aeg on 5 tärni Aafrikaks. 5 tärni Aafrikat pakkus päevakele Palm Royal Beach hotelli basseiniserval. Aususe huvides märgin, et hotellil on tegelikult ikka 4 tärni. Tärnid tärnideks, aga uhke hotelli puhkealal ringi liikudes pead ikkagi ette vaatama, et kookospähkliga vastu pead ei saaks. Kui basseiniserval nälg näpistama hakkas, tellisime sealtsamast pitsat. Õhtu aga lõpetasime mõnusa katuseterrassiga Briti pubis Honeysuckle. Lapsed said uhked Aafrika patsid pähe juba reisi alguses, kuid päev enne ärasõitu saime ka meie emaga, siis minu ekskaasa uue naise osava näputöö abiga aafrikalikult ilusaks. Meie 2 nädalat Aafrika seiklusi on nüüdseks selja taga, aga kindlasti oleme sinna kunagi veel tagasi minemas.